tere, digikohviku sõbrad! Oleme täna jälle eetris. Täna on 18. detsember, neljapäev ja taas on rõõm vestelda targa Eesti mehe Andrus Suklasega ja pidada ja mõelda, mis siis on vahepeal toimunud meie geopoliitikas ja kuhu suunas on kogu see tegevus liikunud. Et me ei ole nüüd vist kuu aega siin eetris olnud, aga tundub, et ega vist suurt midagi kuhugi poole edasi liikunud ei ole. Ja küsikski sinu kommentaari, mis sa siis arvad, mis praegu toimub selle rahu leppe arutluste ümber? Tundub, et kõik on väga ärevil, sõidetakse siia sinna, esindajad on küll Moskvas, küll Genfis, küll Berliinis, hirmsasti arutatakse kõike, aga tundub, et kuhugi jõutud ei ole. No vaata, Ülle, et täpselt see kuu aega, mis on olnud ära, on juhtunud see, mis oli juba ammu teada, mis nagu juhtuma peab. See on see, et venelased võidavad selle sõja. Ja täna ju väga selgelt on NATO oma käitumist muutunud. Ja kui vaata see Stoltenberg, kes oli siis endine NATO juht ja käis ju Euroopa Liidu siis täiskogus esinemas ja rääkis, et venelased on ju kogu aeg rahu tahtnud. Venelased on öelnud, et NATO laienemine on neile eksistentsiaalne oht ja et nad ei kannata seda ja vaadake nüüd, mis siis juhtus, et venelased said nagu lüüa ja selle asemel, et NATO ei kasvaks Ukrainasse, on nüüd NATO-l kaks uut liiget, see on siis Soome ja Rootsi ja vaata, kui kihvtid mehed me oleme. Ja nagu rääkimata sellest, et selle aja peal juba 500 000 Ukraina meest surma saanud. Ja täna on ju sama, et kui ütleme NATO jaoks on see laienemine selline nagu edevuse näitamine, oma võimekuse näitamine või siis venelaste jaoks on see eksistentsiaalne oht. Ja sellest nemad ka lähtuvad. Ja miks on nagu Putin olnud väga vaos hoitud, ma ütleks, kuigi meie see peatänava propaganda kiljub kogu aeg, et see oli täiemahuline sissetung ja provotseerimata ja saad aru, see ei kannata nagu mingit kriitikat. Aga just see, et Putin jumala eest ei taha mitte mingil juhul sõda NATO-ga, sest et Putin on väga selge arusaamine, et pikas perspektiivis nagu täna Ukraina kaotab venelastele, siis kui venelased peaks kogu NATO, ma pean ka siin silmas USA-d sõda pidama, siis jällegi pikas perspektiivis nemad kaotaksid. Ja see on põhjus, miks välja arvatud see, et siis läheks nagu niuks, siis tulevad nagu tuumarelvad mänguna, sest venelased on väga selgelt öelnud, et seda maailma ilma Venemaata ei ole. Ja NATO on nüüd lõpuks sellest aru saanud, et ükstaskõik kui palju nad viskavad sellele Ukrainale relvastust ja raha. Sa tead ju väga hästi, et sealt osast varastatakse vähemalt pool või kolmandik või pool varastatakse ära. Ja see ei ole viinud neid sinna, et nad oleks Venemaa suutnud nurka suruda või üle mängida või venelane kaotaks. Kaasa arvatud kõik need 20 sanktsioonipaketti ja kõik muud asjad. Ehk siis NATO on täna nagu saanud väga selge arusaamisele, et venelane on tõmmanud punase joone maha. Ja täna on siis Ameerikast oma retoorika nagu kõvasti maha tõmmanud. Ja kui sa paned tähele, ju tavaliselt on ikka välisminister see, kes nagu välispoliitikat ajab. Rubiot ei ole kuskil pildi peal, käivad hoopis Witkov, kes on siis selle Trumpi kinnisvara sõber ja siis tema väimes käivad asja ajamas. Ja sellel on ka ju selge põhjus, et kuna ega siis Rubi ei ole Trumpi mees. Rubi on sinna juudi lobi poolt pandud, Miriam Adersoni ja tema sõprade Bill Ackermani ja kõikide oligarhide poolt sinna topitud, sest et nemad tahaks saada hoopis teist poliitikat, aga Trumpil on nagu väga selge arusaamine, et nii jätkates on meil 3. maailmasõda lahti, et kuskilt tuleb nagu järgi anda. Ja samas on ju ka väga normaalne ju aru saada sellest, et Venemaa ei ole veel täna maailma mõistes suur tegija, küll aga regionaalselt on ta selgelt ja ta peab olema tegija, sellepärast et see on tema tagaõue. Ja kui sa paned tähele nüüd, kui see Ameerika uus nii-öelda see
strateegia tuli välja, nende see arengustrateegia või kaitsestrateegia, siis ju nemad ütlevad ka, et me nüüd läheme sinna Western Hemisphere või noh, et selle lääne poolkerale, et see on nagu meie tagaaed, et meie siin nagu otsustame, kes teeb mida ja kes teeb toda ja noh, sama on ju venelastele, et sa mõtlesid, et lähedki, et viid oma väed, NATO viib oma väed venelaste kõhu alla või tema piiri äärde või noh, juba Eestis, Lätis, Leedus on seal Bulgaarias, Rumeenias, Tšehhis, igal pool on venelased ümber piiratud. nüüd lähete veel viimast kohta võtma, mis on siis nagu Ukraina ja arvate, et nii ongi või noh, see on ju selge, et see oli juba eos läbi kukkunud afäär, see on aferisti käitumine, noh. Täielik aferisti käitumine ja siis venelased on selle neile selgeks teinud ja lõpuks on nagu vähemalt Trumpile on ta nagu kohale jõudnud, mis sellest, et see Kellogg's ja kõik muud talle valetasid, et kuradi venelasi, kurat, iga päev saab neid seal mitu tuhat surma ja kohe kukub kokku majandus ja kõike seda, noh, reaalsus on ju hoopis teine, 4 aastat ja Ukraina kukub kokku ja kogu aeg saavad nagu pasunasse. Ja nüüd lõpuks on siis nagu Trump sellest aru saanud, aga ega see lahing pole veel läbi selles mõttes, et ega siis see Blinkeni ja Sullivani ja Rubio ja nende oligarhide surve on nagu väga tugev, et Venemaa ikkagi nende resources kontrolli alla võtta. no et see on kogu tahtsingi ka arutada ressursisõda. seda ja et tahtsingi küsida sinu käest ka seda, et vaadates, kuidas praegult Ameerika Ühendriigi esindajad on ringi reisinud siin ja seal, tundub, et ühel hetkel noh, kõik hakkab laabuma, saavad venelastest aru ja siis on Witkoff koos Kushneriga Berliinis arutavad rahuplaani punkte ja samas nad ju ka toetavad jälle sedasama jura, mis ei ole siiamaani läbi läinud. Kui ma olen õieti aru saanud, siis hetkel käib jutt nende security garantiide ümber, et tegelikult ju USA toetab eurooplastega neid punkte, mida nad juba ette teavad, et venelased ei nõustu nendega. Ja tahakski aru saada, et millest siis selline farss on üles tõmmatud, et miks tundub, et Ameerika ka natuke nagu mängib sellist topeltmängu? Ei, no ta ei mängi topeltmängu, ta mängibki seda mängu, mida mängima peab, et sa ikka saad aru, et eurooplased on no relevants, kedagi huvitav, eks ju. Küll aga, noh, et kuna see on NATO ja sa pead seda mängu mängima, et nende inimestega, kellel on toetus vähem kui 20%, nii Starmeril, Macronil kui Merzil, eks ju, nad on sisuliselt nurka mänginud ennast. Ja noh, siin ongi see kurbloolisus ja kõige õudsam nagu selline agoonia, et ainukene, kes üldse venelastega sõdida suudaks täna, nüüd ja praegu, on Ameerika Ühendriigid. Ja neil seda huvi ei ole, sest strateegiliselt Venemaa ei ole nende vaenlane. Palju suurem probleem on nende jaoks Hiina. Ja see, et nad on venelasi seal sanktsioneerida kõike see teinud, see on ainult viinud lähema selle Hiina ja Venemaa, mis on Ameerika strateegilisest vaatevinklist kõige halvem lahendus nende jaoks. Nii. Nüüd see kamp neid kuradi niukane või neid sorosiste või globaliste, mis siin Euroopas on, nende sihuke märg unistus, helesin unistus see, et nad suudavad Putini võimult kukutada ja Venemaa ressursid oma kontrollile võtta. Jällegi, lähme tagasi ajaloos. Mida tegi Putin 2002? Kutsus need sajanistidest vennad kokku, need oligarhid ja, eks ju, kes tegi Putini, sellest on palju räägitud. 7 oligarhi, kellest 6 olid juudid. Nii kutsus kokku, ütles nii, teie meie ütleme, riigi juhtimisse oma nina poliitikasse ei topi. Tehke oma businessid, aega oma asja, see on kõik okei. Aga poliitikasse ei tule. Suurem osa kuulsid, kes ei kuulnud. Kuczynski, Berezovski, Hodorkovski, mis nendega juhtus? Üks poos ennast Londonis üles, teine kustutati ära, 3. istus vangis.
ja kui see tahtis veel minna ju venelaste juukose varasid Ameerika börsile maha müüma ja see oli täpselt, mis Putinis, mida teha ei tohi. Et rahvuslikku varasid lähed parseldama kuskil Ameerika börsil. Ehk siis, et ja nüüd, mis on Ameerikas teistpidi, mis on Trumpile tegelikult suur peavalu, et kõik need Adersonid, Ackermanid, Thielid, kes on need oligarhid, kes on miljardärid, on ju ostnud tegelikult täna, kes kontrollib Ameerikat. Need on oligarhid. Ja nad vaatavad nagu väga viltu sellele, et Venemaal seda enam ei ole. Ehk siis nende hirm on see, et homme lüüakse nemad ka sellest poliitikast eemale. No. Aga kui sa vaatasid, kas sa vaatasid seda State Dinner, mis oli nüüd, kui see Adelson jälle kiitis, et ta andis Trumpile $250 miljonit ja annab veel, et ta järgmiseks korraks õsaks valitud ja Trump nõretas seal tänutundest. No. Siuke tülvastav on vaadata seda, kuradi vend. Ja sama on ju, no just, et see on nagu täna nagu reaalsus ja eks nad sellepärast ole vihased, et nad ei saanud oma küüsi taha nende Vene rikkustele, eks ju, nüüd nad tahavad Venezuela omasid üle võtta, eks ju, see on nagu teine teema, aga ega see algoritm ei ole nagu muutunud. Ja Ukrainas nad nägid ka ju tohutut võimalust. Kas sa tead, kes täna istub Ukrainas või? Larry Fink. Larry Fink läks koos Kutsneriga. Jah, aga miks istub Larry Fink, kes on selle BlackRocki suuromanik, jah? No, mis ta teeb seal? Mis ta Zelenski, 2 juhti istuvad maas ja jagavad Ukraina vara, ostab maid võileva hinnast. See on nagu jälle reaalsus. Siin tulebki ja täna ju see Trump ütles ka, et tema läheb ju diili tegema, Kutsner ja Vihkov teevad diili. Aga nad ei saa nagu aru, et venelane mõtleb hoopis teisiti, venelane ei taha mingit kuradi diili. Venemaa tahab lepingut, Venemaa tahab teada, et teda ei rünnata, kas mulle meeldib see Venemaa või ei meeldi, see on nagu beside the point. Point on nagu selles, et Venemaa on ikkagi suur riik, tal on tuumariik ja tal on oma huvid. Nagu on ka Ameerika Ühendriik. No kujutad see ette, kui täna kas hiinlased või venelased paneksid oma baasid ja sõjaväe kuradi Mehhiko Rio Grande jõe järgi. Mis sa arvad, mis ameeriklased teeksid? Korra proovisid 62 panna Kuubale raketti, mis siis juhtus? Kolmas maailma sõda pidi lahti minema. Ma ei saa aru, kas keegi nagu ajalugu üldse vaatab või üldse mõtleb kaasa või . Ja mis te lähete nüüd, panete kuradi venelaste kõhu alla oma relvad ja raketid ja üks asi on see, et kui sa oled 6000 miili eemal või 10 000 kilomeetrit eemal, venelane saab sellest ohust aru. Aga kui sa oled 480 kilomeetrit eemal oma relvadega, siis venelane enam aru ei saa. See on nagu iga suur riik. Ma ei saa, sa ei pea olema ju rocket scientist või ajukirurg, et aru saada, et nii need asjad ei käi. Ja nüüd on neile 4 aasta jooksul selgeks tehtud relvade ja tohutu inimkaotustega nii mõlemal pool, et nii need asjad ei käi. Paistab, et Trump, aga paistab aru saama. Aga ega see meie Kaja või von der Leyen või see kuradi ülejäänud töllid, need ei saa aru, need ju hakkavad ajavad seda sama juttu ja õhutavad seda sõda. Ainuke pisike probleem on neil, kas mäletad ajaloost jällegi, kui Napoleon neile öeldi, et kui ta neid veel väga edukalt sõda pidas, et siis öeldi talle, et kuule, et paavstile see asi üldse ei meeldi, mis sa teed. Ja tead, mis siis Napoleon ütles või? Kuule, et mitu diviisi paavstil on. Et paavst võib mitte mõelda või tahta, mida iganes, aga mitu diviisi tal on. Täna ma küsis ka, et kuule, Kaja või see Ursula, et mitu diviisi sul on, mis on piinlik öelda, mis on mölised, on sul nagu substantsi või? See, et sa venelaste raha tahad ära võtta, on nagu üks asi. Teine asi on see, et sa õhutad sõda ja kõik ukrainlased peavad sinu nimel surema. See on eriti küüniline ja vastik. Ja mis siis meie Kaja, kui ameeriklased öelnud, et see asi tuleb diplomaatiliselt ära lahendada, ta ütleb, et Euroopa Liidul on 2 eesmärki. Üks on nõrgestada Venemaad ja toetada Ukrainat. Ja Ukrainat toetada ainuüksi sellepärast, et nõrgestada Venemaad läbi nende. Ehk siis, et keegi teine peab kasta neid sul tulest välja tooma. Ma tahaks öelda, et kurat, pane oma mees ja oma laps sõttana. Las lähevad sõdivad Ukrainas, las näitavad ette meile. Mis see kuradi jahud? Tõesti alatud. Tõesti kuradi alatud. See tundubki praegult väga kummaline positsioon olevat Euroopa liidritel, et vähegi mõtlevatele olenditele on ilmselge, kus on hetkel need jõujooned.
ja ei olegi üldse küsimus, et kas sa oled nüüd kellegi poolt või kellegi vastu või kas see on õiglane või ei ole õiglane, aga see on reaalsus. Nagu sa rääkisid, et reaalselt on täna Venemaa domineerib nii militaarselt kui oma diplomaatiliste oskuste poolest ja samas Euroopa liidrite poolt ei ole ju ka mitte sentimeetritki nad ei anna järgi, ei retoorikas, suhtumine nendel on praegult nagu kõvem kui kunagi varem. Eriti kui kuulata neid meie väikesi haukuvaid pitsusid seal eesotsas, Kaja Kallas ja Tsahkna ja Pevkur ja Karis ja kõik, et no selline tunne nagu midagi poleks muutunud ja et ainult on vaja veel ainult vaja natukene veel raha ja näed, me Eesti vist nüüd ostis Himarseid ka juurde ja nüüd saab kõik korda, et selline vastutustundetu mõtlemine või üldse mitte mõtlemine, lihtsalt ollakse nagu autopiloodi peal ja Eesti meedias absoluutselt null kajastust on ka seda varianti, et Ukraina on kokku kukkumas, see on surnud hobune, Vene väed liiguvad edasi, juba liigutakse ja piiratakse Odessat ümber, mis loodeti alguses, et võib-olla tullakse nagu laua taha ja arutletakse, et kus võib-olla on veel šanss, et Odessa jääb Ukrainale, aga nüüd on järjest kindlam, et ka Odessa võetakse ära, et kogu see sõjategevus liigub sinna merele. Et on näha ka, et Ameerika on selja keeranud, USA poolt on tulnud nii selged teravad signaalid, et te olete mitte keegi, te olete hukule määratud tsivilisatsioon, te olete omadega nii pekkis. Ameerika on kogu sellele globaliseerimisele põhimõtteliselt joone alla tõmmanud ja teinud totaalselt 180 kraadi pöörde, mida siis ka see National Security Strategy dokument ka selgelt väljendas, et see globalistlik ideoloogia on ameeriklaste jaoks ennast ammendanud. Et kõik see, et nüüd nad näevad, et globalismi taga oli seda, et Ameerika domineerib, seda toimuda nüüd ei saa. Kõik on muutumas, aga ikka jätkavad kogu seda agressiivset retoorikat, et mis selle eesmärk on, et järelikult ikkagi seda konflikti tahetakse ja antakse omalt poolt kõik panused, et provotseerida seda konflikti. Et nagu miks nad seda teevad, kui nad teavad, et neil endal ei ole nagu pükse jalga panna ja potti, kus putru keeta. Et see on just sama, mis sa nagu rääkisid, et eliit on ennast nagu nurka mänginud, see nii-öelda meie siis Euroopa eliit, mida iganes nad kutsuvad ennast, et neil oli ju väga selge arusaamine, see propaganda oli 2000, kui sa jälle vaatad, nüüd on ju piisavalt kaua aega möödas selle ajateljelt, eks ju, et kõigepealt, kui oli see leping, eks ju, et siis Putin ja Janukovitš ütlesid, et teeme kolmepoolse lepingu, et oleks Venemaa, Ukraina ja Euroopa Liit, et Ukraina peaks valima pooli. Siis ju öeldi, et ei, teie venelased, minge kuradile, me teeme lepingu Ukrainaga. Siis lõpetati see kähku ära, samamoodi Ukrainaga lepingu löödi Janukovitš minema, korraldati siis nii-öelda see Maidan. Pärast seda ju keerati ju kohe parem, noh ütleme, see parem nii-öelda parem sektor ja kõik see marurahvuslased, kes on Galiitsia, vana Galiitsia, no jälle me võime aru saama, et see on geneetiliselt täiesti erinevad ukrainlased, need, kes elavad Dneprist ida pool, on hoopis nagu Vene-Mongoli ja need, kes on siis lääne pool, nii-öelda see vana Galiitsia, need on ju katoliiklased, neil on hoopis teine mõttemaailm ja kõik on ühes riigis. No. Täna on siis need nii-öelda bandeeralased või need marurahvuslased on nagu juhi istme peal ja kukkusid ju kohe neid teisi, kes olid venelased seal Ukraina pool leidi vahistama. Keelasid oma keeles mõelda, rääkida, sellel kirik lõpetati ära, no ühesõnaga igal poolt anti seda. Mis siis Putin ütles? Putin ütles, et me ei taha sõda, me ei ole huvitatud sellest, ainult millest me oleme huvitatud, et venelased oleks õiguses seal Ukrainas, nad oleksid esiarvustused kodanikud ja Vene kirik jätke rahul. Siis tehti see Minsk 1, Minsk 2.
Venelased rikkusid seda või? Eurooplased, nii Merkel kui Hollandee mõlemad tunnistasid, et meil oli ainult vaja aega selleks, et uuesti Ukrainat relvastada. Eks see Paltseva lahing oli. Venelased oleks Ukraina väed kõik nagu ära hävitanud ja siis lendas kuradi Merkel kohale Moskvasse, ütles, et kuule, Vladimir, lepime kokku, teeme Minskit. Noh, venelased olid normaalsed, ütlesid jah, teeme Minskit ja siis neid ju peteti. Ja kogu aeg peteti, täna räägid selle, teeme ceasefire, teeme vaherahu. Noh, venelane ei ole enam kolmandat korda samasse ämbrisse ei astu. No, ise olete ju süüdi, te ju valetate, te ju petate. Noh. Ja täna see nii-öelda see kuradi meie, see eliit, noh, need on üldse delusional. No, need on üldse luuludes käes vaevlevad. Ja noh, see kurat, aga see on ju nendes rojad, nad on 4 aastat meie raha maksumaksjate raha visanud sinna Ukrainasse, et kohe-kohe kukub Venemaa kokku, pannud neid 19 sanktsiooni või 20, ma isegi ei tea, kui palju on, 20 pannakse 19. 20 juba on. No ühesõnaga vahetate, igal juhul väga palju ja on siis sellest tolku või? Noh, sa saad ju aru, et nagu Einstein ütles, et kui sa teed ühte sama asja, kogu aeg arvad, et väljatulek on teine, see on idioodi tunnus. Idioodi kindlusega teevad need asju. Noh, ja jällegi ütleme ameeriklaste seisukohalt, mis tegi 72 Nixon? Lendas kuradi koos Kissingeriga Hiinasse ja katsus lüüa kiilu Hiina ja Venemaa vahel. Juba siis saadi aru, et kui need 2 riiki ennast kokku panevad, siis Ameerikas on asi hapu. Nii, mis siis täna on? Mis siis täna on? Reaalsus on see, et need 2 riiki panevad seljad kokku ja Ameerikas on asi hapu. See hegemoonia ja see üksi ülbamine, mis 91. aastast saadik nad on teinud maailmas, täiesti karistamatult teinud, mida tahavad, see aeg on ümber. Ja nüüd, eks ju, eelmine see Bideni, see seniilne vanamees, see ei saanud üldse millestki aru. Kõige hullem on see, et seal oli see Sullivan ja see Jude Blinken, kes asja korraldasid. Ja noh, need tegid väga palju halba kogu maailmale. Ja noh, ja pärast seda on veel nõrgemaks see asi läinud, sest ega ju Hiina läheb praegu pika sammuga eest ära. No. Tehnoloogiliselt ja AI arenduse poolest on Hiina nagu number 1 hetkel maailmas. Ma olin nagu väga üllatunud, kui tuli see info välja, et kunagi mina ju elasin pikka aega San Franciscos, Palo Altos ja Stanfordi ülikool ja kõik, kes tehnoloogiafirmad olid, nende peakorterid olid seal. Ja ma mõtlesin alati, et see oli siuke innovatsiooni ja koht, ei ole enam nii. Kõige number 1 maailmas on Hong Kongi ja Zhejiangi ala see klaster ja siis on selle Beijingi ümber olev klaster, ma ei tea, kas see 3. on, aga 4. on alles Silicon Valley. Nii et noh, see on ammu unustatud asi. See AI ja kõik see on väga tubli ja tore, aga see on juba eilne päev. Või noh, vaata kas või meie neid vendasid, nemad hakkasid ju siin Rail Balticut ehitama, mis on üldse absurdne, see on teine teema, aga lihtsalt sulle nagu arusaamiseks see, et meil siin tõmmatakse särk ribadeks ja räägitakse, kus meil hakkab rong sõitma 160 kilomeetrit tunnis. Hiinas sõidavad siuksed külaharongid 400 kilomeetrit tunnis, nüüd testitakse 600 kilomeetrit tunnis. Ja me ehitame 160 kilomeetrit tunnis sõitvad rongi ja arvame, et me oleme maailma kuradi tippne. No ei ole ju. Ja ikka retoorika on see, et Hiina on meie suur vaenlane. Parem panema suu kinni ja katsu õppida midagi nende käest. Oleks nagu mõistlikum. No eestlased panid ju hiinlase paika. Sakna ütles ära, et see mees on luululine, see on selgelt peetusega inimene, selgelt peetusega inimene. Kõik seal pidanud ju peetusega, kui sa loed seda Terrast või kes seal on praegu ka Europarlamendis, et praegult on ju hästi adekvaatne teema, on need Venemaa külmutatud varad. Minu arust täna hommikul on Brüsselis oli jälle koosolek ja arutati seda ja Brüssel on aru saanud, et see oleks väga-väga vale samm, mis põhimõtteliselt lülitaks kogu selle Brüsselise panganduse finantsmaailmast kõrvale. Sest see tekitaks ikka reputatsiooni suhtes ja usaldusväärsuse suhtes ju väga palju kahju. Ja Brüssel ei hakka seda suppi sööma, kui seal ka nähakse, et ega siin mingit võitu ju ei ole ega tule.
ei no need on ju aferistid kuubis, noh, selles mõttes, et aga no vaata, mis on sellest, minnes tagasi selle juurde, mis su küsimus oli, millest sa nagu rääkisid. Et miks nad sihukest lolli juttu räägivad, see nii-öelda meie eliit ja noh, see on seesama probleem, et nad on ju 4 aastat, eks ju, ütleme, meie maksumaksjate raha, Ameerika maksumaksjate raha kulutanud ja tulemust ei ole, noh, tulemus on nagu sest noh, suurem osa sealt ära varastatud, ütleme, nende näpud on rasvaks jäänud ja ma siiralt loodan seda, et varsti tulevad need nii-öelda numbrid välja. Noh, sa ju tead, et nii Scott Ritter kui Johnson on ja kuule, ma lugesin muideks, Ülle, et sa teaksid, noh, kuna sina ja ütleme, Toomas Paul ka on mind utsitanud Eesti meediat nagu jälgima, siis seal oli ju siis see nii-öelda tõe mingi baromeeter või et noh, et kas see on tõene või vale ja et noh, kas see on propaganda ja siis sinu väide, et nad on sealt nagu see, ma vaatasin ka seda saadet, see Johnson ütles, et 48 miljardit on nagu pätsi pannud ja ahoi, need kuradi ukrainlased ja siis oli, et see väide on vale, kuna põhjendus oli see, et siis Kaitseministeeriumi kodulehel selle kohta märke ei ole. Aga noh, vaata, inimesed on ikka nii ignorantsed ja lollid, nad isegi ei kuula seda saadet või ei tea isegi, millest räägitakse. See on ju private company, kes pandi neid jälgi ajama, kes on endised analüütik, kes on luurekeskkond analüütikus, kes on kogu aeg seda asja teinud, ehk nemad on kõige suuremad spetsialistid ja nemad tõid selle välja. Nüüd on siis, ütleme, Kaitseministeeriumi asi seda menetleda või mitte menetleda. Aga kuna seal on ka väga paljud Ameerika senatoride ja kongresmenide näpud rasvaseks jäänud, noh, seda me ei tea veel, milles see lõpeb. Aga noh, mind jälle mingi hämmastas see ignorantsus ja see naglasus ja see propaganda, et vaat meie toome tõde teile päevavalgele ja vaat Ülle ütles jumala vale asja, see ei ole üldse tõene, noh. Tegelikult isegi tõukas öeldi ära, jah? No. Ei, see oli lehes, see oli mingis, ma arvan, mis see oli, see rahvaärane kommunist. No, see oli, ma arvan, ma ütlen sulle päris ausalt, et Delfis oli see, et nad kuulutasid faktikontroll, tegi oma töö ja faktikontroll, väga õige, väga hea. Ja, meil on faktikontroll ja vaata, see mind nagu paneb hämmastama ka see, et noh, inimesed on nagu ja võib-olla me ei saa neile ette heita, eks ju, et annab Jumal ameti annab ka mõistuse, aga noh, tavaliselt seda teist poolt ei tule järgi. Aga inimesed on nagu oma töökohas kinni, no ma vaatan isegi see Delfi see Soomold, noh kuradi, miks sa nagu, noh, sul nagu endal nagu sihukest väärikust või piinlikkust ei ole seda, mis see suust välja selle Alar Karisega, et tema ikka ei rääkinud piisavalt palju venelaste kohta Kasahstanist. Kurat, see näitab su täielik ignorantsust. Saad aru? Räägikski sellest Kasahstanist nüüd natukene lähemalt. Mis seal siis Kasahstanis täpselt juhtus ja milles see probleem oli? Ja ma sooviks ka aru saada, et mida on eestlastel üldse asja Kasahstani? Mis asju me seal ajamas käisime või mis partner see Kasahstan nüüd eestlaste on? Et mis eesmärgiga sinna mindi, mis seal toimus ja mis on nüüd tagajärjed sellele? No veel korra, mina ei kuulu sinna sellesse sisemisse ringi, kes otsuseid teeb ja jumal tänatud. Aga mina ütlen nagu seda eestlasena, kes on siin sündinud, Eesti sünnimaa ja siis minu arust peaks olema Eesti igal pool maailmas. See, et Kasahstanis on väga õige tegu. Sa lähed Kasahstani niimoodi väga viisakalt, sa oled väike riik, Kasahstan on riik, kus on A-setini kõik olemas ja sa kõigepealt õpid nende kultuuri. Sa katsud aru saada, mismoodi see peab käituma. Ja noh, nagu mina olen käinud 25 aastat Iraanis ja ma vaikselt sosistan. Ma veel kõva häälega ei räägi. Et ma natuke saan nende kultuurist aru. Mis on minu jaoks nagu hoopis nagu öö ja päev. Ja ma pean iga korda mulle meelde tuletama, nüüd tuleb nii käituda, sest nemad on minu host või vastuvõtja ja nemad on harjunud niimoodi. See, kui mina tõmban särgi lõhku, et vaat meil siin, no siis jäägi siia, meil siin ja ikka Roomast tee nagu roomlased teevad. Ja selles suhtes oli, ma sellest Karisest nagu alguses ei arvanudki midagi, vaata kui ta ütles, et ta surub venelased põlvili ja noh, sihuke propaganda ja. Aga paistab, et inimene on ikka teadlane, õppimisvõimeline ja sai aru, et noh, et kui sa lähed Kasahstani, siis tuleb ikka käituda nii, kuidas Kasahstanis on komme, kui sa tahad olla edukas.
kui sa Nad tahad tahtsid minna seal sinna mingeid mingi kokkuleppeid teha, poliitilisi. jah? Kas mingeid kokkuleppeid mindi No, tegema või? no just, et vaata, kasahhidel on seesama probleem, et nad on ju landlock, noh, neil ei ole sadamasse ligipääsu. Sisemaa. Jah, sisemaa. ja, ja nüüd on ju, Eesti on ju hädas, eks ju, sadamad on meil valmis ehitatud, venelastele keerati selga, eks ju. ja on transiiti, on vaja sadamast saata, noh, selles suhtes nagu mõlemat pidi kasulik. aga jälle, no kas te, kallid sõbrad, nagu üldse ei mõtle või? Kas keegi on nagu kaarti vaadanud või? Selleks, et sa Kasahstanis üldse midagi siia saad, noh, selleks on ju vaja läbi Venemaa tulla, jah. Nii. Ja mis sa siis arvad, sa lähed Kasahstani ja kukud venelasi sõimama ja neid kuradi ukrainlasi kiitma, kus on täielik diktatuur ja kuradi sõjaväehunta jookseb maad ja vargad veel peale koovad. Eks ju, sa lähed, hakkad neid kiitma ja venelasi sõimama. Ja siis sa arvad, et nagu Ukrainlased vist on ka kahjustanud Kasahstanis teatud infrastruktuure. No nad lasid ju Kasahstani naftajuhtme puruks. Ja noh, see kuradi, need ukrainlased tegid, no see on MI6, noh, see on ju nende tood, Ameerika ja vaat see ongi see asi, mida inimesed nagu peaksid aru saama sellest, et Ukraina ei saa seda sõda kunagi võita. Lihtsalt korraks mõtleme niimoodi. Et öeldakse, anname veel relvi, anname veel raha, on ju. Nii, venelased on sanktsioonide all, venelased on kuradi tölmokad, nad siin midagi, need on iga päev sadade tuhanded kaupa neid sureb ja millegipärast nad võidavad sõjaliselt ja nii. Ukrainas mehi pole, kuradi 20–40 000 paneb iga kord plehku, ülejäänud 40 000 lüüakse maha ja vähemalt 60 000 saab kuradi 6 surma. Uusi mehi võetakse 17 000 heal juhul, jah. Ja see on ka ju mingi ajakirjanik pani sektsiooni, kes rääkis, kuidas koju tullakse, kui käed raudu pannakse ja viiakse vägisi kaasa. No, eks ju. Ja siis te järsku mõtled seda, et mitte see, et nad hoiavad seda asja, aga viskame neile veel raha, anname veel relvi ja nad hakkavad venelasi võitma. No kus see loogika on? No, sa ei pea nagu rohkem kui 3 talve külakoolis käima, et aru saada, et sul on loogikas on ikka jäme vigane. Ja saad aru, seesama meie nii-öelda eliit laseb seesama laulu ja kasvab meile sinuga maha müüa seda ideed, et kohe Ukraina, no natukene veel. Et noh, lähevad õhtu magama, võtad, äkki homme tuleb mingisugune imena, kuradi 3. tulemine või ma ei tea, mis tulemise, Jeesusele, vaat tema teeb asjad korda. Jõuluvana tuleb, jõuluvana käest saab küsida Ukraina võitu. Noh, et see on sihuke ja noh, ütleme, minnes sinna, et see Karis, veel korra, minu silmis tõusis vend, noh, väga palju, sest ta oli nagu nutikas inimene, sai aru, tähtsam, mis on tulemus. Tulemus on see, et meil oleks edukus. Edukus saab teha nii, et sa austad seda kultuuri, kus sa lähed. Sa ei lähe sinna klähvima, olles Eesti, mingit nonsenssi, millel reaalsusega ei ole mitte midagi tegemist. Saad aru? Ja kui sa tahad mulle öelda seda, et see on moraalselt õige või teine, siis räägime Gazast. Mis on 2 moraali või? Et üks on ukrainlastele ja teine on palestiinlastele. Ära tule mulle rääkima. Noh, see ei pelana, see argument on nõrk, see pole isegi argument. Kui sa tuled mulle rääkima, et see on righteous, et see on nagu õiglane või see on nagu inimlik või see on nagu rahvusvaheline õigus või, noh, siis sa ei saa niimoodi, et see on pool, Ukrainale kehtib, aga Palestiinale ei kehti. Juudid teavad, mis tahavad või see Iisrael. Noh, ei saa ju, järelikult sa oled kahvlis. Ja see ei ole meie asi. Vaata, riikidel ei ole, me ei saa kunagi mingit õiglast maailma, mis on riigil, vähem minu arvates, eestlastel, peaks olema see, et kuidas saavad meie kõige viletsamalt elavad inimesed hakkama. See on riigi ülesanne. Sinu ja minusugustele anda võimalus teha keskkond, kus me saame kuradi areneda ja asja ajada. Ja siis need, kes on natuke teistsugused ja kes ei ole võib-olla nii ambitsioonikad ja tegusad, et nemad saaksid ka inimväärset elu elada. See on see, mis on minu visioon, peaks olema riigi ülesanne. Aga mis on meil? Meil on need kõige, ütleme natukene nutikamad kui see kõige viletsam. Ja siis nemad lähevad sinna Riigikokku või lähevad kuskile mujale ja see on kogu nende nirvana, siis nad on käes, siis nad hoiavad oma kohas 10 küünega kinni ja teevad üksteist kõik, mis lollust peaasi, et saaks veel seal olla, et saaks seda sooja kohta hoida. Ja see, kas see rahvas või riik areneb, see on nagu teisejärguline. Ja sama nende Kajade ja selle Euroopa Liidu eliidiga.
et nad oleks ammu pingi peale saadetud, nüüd nad veel viimases hädas tõmbavad seda, et see sõda peab jätkuma, et las ukrainlased surevad, peaasi, et meie jääme võimule. Noh, ja see on veel kõige alatum. No ongi väga selline nartsissistlik suhtumine, aga natuke veel sellest Kasahstani teemast, et sain aru, president ja kogu siis meeskond läks sinna, et teha kokkuleppeid, kohalik saadik siis seletas president Karisele, et võta siit natuke tooni maha, ära sellest räägi, ole diplomaatiline. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, meie väike riik, me oleme siin, sest me tahame midagi saada, oleme viisakad ja oleme paindlikud, sest et mitte kõik ei ole Ukraina fanaatikud nii nagu eestlased, eks ole. Ja siis ma aru sain ka, Karis oli tark, tegi oma muudatused, aga mis sai pärast? No, tuleb välja, et see härra, kes siis on Eesti suursaadik Kasahstanis, et kas see lasti töölt lahti? No mina saan nii aru, jah, vähe sellest, vaata, tema oli ka Tadžikistanis, Kõrgõzstanis, Usbekistanis, kõik need stannid oli tema ja see on, noh, ütleme, geopoliitiliselt nagu ääretult oluline maailma osa, jah. Ja me peaksime seal, noh, veel korra, ma olen nagu ise nagu kogenud seda mitu korda nii Moskvas 80-ndatel aastatel asju öeldes kui ka ütleme nüüd Iraani ja muude riikidega tegeles, et eestlastel on päris kõva kapital ja eestlastel on see kapital, et me oleme neutraalsed ja me oleme ausad ja me oleme need, kes on siis nagu šveitslased, kes hoiavad seda kahte poolt läbi meie käivad asjad, et siis on nagu, siis usaldavad mõlemad pooled. See usaldus on see, mis müüb. Ja mis mind nagu fundamentaalselt marru ajab, on see, et kogu see kamp eesotsas selle Michali, Tsahkna ja Pehkuriga õõnestavad seda usaldust nii palju, kui nad vähegi saavad, sest nad on kuradi kellegi teise narratiivi kõnelejad, on kellegi lakeid. Ja see on Eestile väga kahjulik. Ja mina saan aru, et seesama, mitte see Tsahkna isegi, ta ei saa nii palju aru asjadest, aga mina arvan, seal oli pigem see kurjajood, oli see Juut Seisov, kes on meil kuradi kantsler. Ma ei saa üldse aru, kuidas siuke inimene saab siukse koha peal olla, kes ju selle Iisraeli saatkonna meil avas, eks ju. Kuradi Kolumbia saadab kogu Iisraeli kamba maalt välja, sest nad on kuradi terroristid ja genotsiidi tegijad ja siis meie Eesti, meie avame saatkondana, mis peast põrunud oled. No kurat, mõtle ka natuke nagu, siis ongi, siis oledki siin oma nava imetleda. Kogu maailm näeb ju seda. Mis sa arvad, et kuidas Eesti reputatsioon nüüd siis maailmas on? Nalja teed. No Eesti reputatsioon... Täitsa õudne, Et veel korra, kui sa sõidad bussiga Pärnust Tallinna või Tallist Tartusse, see on üks asi. Aga kui sa tahad olla maailma areenil, sa pead ikka natuke teistmoodi mõtlema. Ja võt seda oskust ei ole, vähemalt mina ei näe seda, võib-olla on kuskil. Karis tegi natukene tänu sellele suursaadikule, kes ma arvan on väga tark ja nutikas vend ja Eesti oleks väga vaja siukseid inimesi. Ma ei tunne teda isiklikult, aga see tema tegu oli imetlemist väärt ja ütleme Karisele ka. Ja mis ta nüüd tuleb koju ja mingisugused töllmokad, kes pole elus mitte millegagi hakkama saanud. Kes ainult kuradi jorisevad teiste inimeste narratiive aru saamata pidavad üldse teevad ja need ründavad neid vendasid. Ja need on nagu õiged. Minu arust on nagu piinlik. Kurat. Jah, väga piinlik olukord. No tundubki, et selline asi nagu riigimehelik professionaalsus on Eesti riigis täiesti kadunud. Võib-olla seal mõni 1-2 saadikut Riigikogus on, kes on võimelised olema soliidsed. Aga see tundub, et on epideemiline probleem kogu lääne poliitilises eliidis, et puudub professionaalne riigimehelikkus ja see tagasi minnes nüüd jälle selle Euroopa juurde ja ka Ameerika, et miks on praegult raske tuua kõiki laua ümber vestlema, sest et puudub võrdväärselt tasemel intellektuaalne arusaamine ja professionaalsus. Vene meeskond on olnud juba, nad on staažikad riigimehed, nad suudavad mõelda riigimehelikult. Siis Ameerika poolt seal on samamoodi, on ärimehed.
noh, nemad juba see Tvitkov ja Kushner ajavad mingit välispoliitilist asja. No seda ongi, neil puudub ju igasugune koolitus geograafiast, rahvusvahelistest suhetest, diplomaatiast. Nemad teavad oma kinnisvara asja, palju see maksab, palju selle potentsiaal on, kuda võiks mida arendada. Mõtlen, käivad seal Moskvas juba nii, et nagu tõesti regulaarsed külastajad, siin tehakse, kommentaatorid teevad nalja, et Vitkov ostku endal korter juba seal Moskvas. Et ta on seal nii sagedane külaline, et küllalt käisid vaatamas, et kuhu nad saavad selle järgmise Trump Toweri panna kohe Kremli kõrvale suurelt kuldselt, et see best ja most beautiful hotell on Punasel väljakul, mausoleumi kõrval on nüüd suur Trumpi hotell. Aga vaata üle, see näitabki nagu selle asja nukrust, noh, et Trump ei saa saata sinna Marco Rubiot või Elbridge'i või noh, ta ei saa sellepärast, et ta teab, et tal tõmmatakse vaip jalge alt ära, noh, see on seesama, mis eelmine kord, kui ta tegi selle Kim Il-jungiga tegi nagu diili, jah. Ja siis Mike Pompeo ja see John Bolton tõmbasid ju vaiba jalge alt ära, noh. Ja nüüd on siis Põhja-Korea see tuumariik ja mitte keegi ei noki teda enam, jah. Noh, saad aru, see on jälle üks asi, noh. Ja Trump on ka nagu isolatsioonis, noh, ma saan selles suhtes, ega tal midagi seal lõbusat, ega Ameerikas ei ole midagi lõbusat. Kuule, ainukene, nüüd nad tahavad ju teha seda seadust, et Venemaa on terroristlik toetav riik, ja. Terrorist supporting riik, ja. See Lindsey Graham, ja. Eks ju nagu, ja siis, et umbes, et praegu võtavad, eks ju, Venezuela kaubalaeva ära või selle naftatankeri ära ja lasevad neid inimesi surnud, sest nad on narkoterroristid. Noh, see on jällegi sihuke, noh, nemad ütlesid, et on, ega keegi, ja tahavad teha Venemaa. Ainuke inimene, kes seal oli Paul Rand Paul, jah, kes ütles, et kuule inimesed, lolliks olete läinud, vaadake, mis teete. Ja sul on see 101 matsi. Ja ainult 100 matsi, üks ainuke on see, kes ütleb, et kuulge, mõelge natukene. Täpselt sama on Ameerikas see, ütleme, see allakäik, see riigimehelikus allakäik on ikka nii jõhker, et ja noh, siin ei ole täpselt samamoodi nagu tuleb Vance ja ütleb, et Euroopa surev, noh, on ega Ameerikas ka midagi head ei ole. Et mõlemad on nagu ennast nurka mänginud, noh, 400 aastat on nüüd ümber saanud, 400 aastat on Euroopa maailma nagu valitsenud. Ja nüüd on siis 250 aastat on Ameerika ajalugu, eks ju, tead, järgmine aasta on suur pidustus sul seal. Aga siis sellest viimased 80 aastat on ju Ameerika teinud, mis tahtnud. Ja viimased 91. aastast, kui nüüd kokku kukkus, on ju täiesti pöörased. Teevad, mis tahavad, mitte ühte seadust, et samad rahvuse seadusi, kõik need institutsioone, mida Ameerika on ise loonud. Täna nad ju lasevad kõik sellest üle, teevad, rikuvad kõik norme, seadusi ja ütled, aga meie võimene. Ja võisidki, aga täna on juba vastukaal on see nii-öelda globaalne lõuna, see BRICS ja noh, rääkisime siin ennem sellest Vene rahade äravõtmisest. Ega siis täna on ju juba paralleelne, alternatiivne raha liikumine olemas ja see ainult kasvab. See on seesama BRICS-i ja nende nagu Swiftist visati kõik välja, sa võtad täna venelaste raha ära. Hiinlane vaatab, homme öeldakse, et Hiina on nii paha, võetakse hiinlaste raha ära, ülehomme võetakse saudide raha ära, siis võetakse brasiillaste raha ära. Kui sa oled juba selle Pandora laeka lahti teinud, kus see pidurdus on siis ja mitte kuskil. Ja kõik võtavad müüvad oma raha välja, nii palju kui mina tean, mingid numbrid oli 3,5 triljonit on siis Euroclearis ja Euroopas muude maade raha. No ja mis sa arvad, mis meie siis euros siis saab? Noh, ja selle peale nagu keegi ei mõtle. Et see entusiasm, et noh, vaata, sa tead ju, et kõige efektiivsem tee midagi saada on kellegi teiselt ära võtta. Näiteks mul oleks prille vaja, ma vaatan, kurat, sul on ilusad prillid, kõige lihtsam tee, ma võtan jõuga sul prillid ära. Sul enam pole, mul on. Noh, korra mõtled, et on nagu jube hea, no siis tuleb välja, et kurat, see on hoopis vale mõõt või vale see suurus. Noh, eks saad aru, ega siis, noh, et see on nagu hämmastav, kuidas meie oma silmade all kukub Euroopa Liit kokku. Ja mitte sellepärast, et tihti inimesed ei tahaks seda, vaid see sama eliit. No kuidas see siis niimoodi, kui sul on alusleping, sul on see, et kõik peavad olema koos nõus, siis järsku ütled selle peale niimoodi, et ei, see, et me raha ära võtame, selle teeme niimoodi, et see, et Malta ja Iirimaa ja siis see
Slovakid ja Bulgaaria vist. ungarlased ja need nõus ei ole, mis sellest, teeme jõuga ära. aga see, et seda tagasi võtta, siis peavad olema kõik nõus. ehk siis, kui Eesti ütleb, pole nõus, siis ei saa tagasi võtta. noh, sa võid ju teha niimoodi, aga see ei ole jätkusuutlik. See on müüri. Ja ma olen sinuga müüri täiesti lõhkumine. nõus, et meie, kes oleme selle Nõukogude Liidu lagunemise üle elanud ja samamoodi ju, kes oleks suutnud uskuda, et Nõukogude Liit laguneb laiali. Noh, see oli ju täiesti utoopia ja vaata, mis juhtus ja vaata, kui kiiresti see tegelikult juhtus. no just, Ja nüüd just. on täpselt samamoodi, et protsess toimub Euroopa Liiduga, on ajuvaba, on kaos, ei ole loogiline, ei tehta enam selliseid otsuseid, millel oleksid loogilised seletused või mis oleksid põhjendatud, ei majanduslikult, ei poliitiliselt, noh see, kuidas on ka Saksamaa ennast ise hävitanud, paneb tuumajaamu kinni, laseb oma neid gaasitorusid õhku lasta teistel riikidel, eks ole, no see on kõik täiesti enesehävituslik protsess, aga vaata samas ongi, et kui sa oled juba sellised psühhopaadid saanud etteotsa ja inimene elab ju reaalsuses vastavalt sellele, millise narratiivi ta endale loob. Ja kui nad on juba sellesse reaalsusse astunud, siis ei ole enam teist varianti, et nad suudaksid midagi muud aktsepteerida. Ja minu arvamus on selline, et nüüd mis edasi hakkab saama selle Euroopaga, kuna nad on kaotamas oma toetust, kodanike toetust, järjest rohkem rahvas hakkab aru saama, mis tegelikult toimub ju, vaesus pressib peale, igasugune surve, kontroll, türanniseerimine, bürokraatia, survestab ja ahistab oma rahvast, et tegelikult nad ei karda seda Venemaad, nad teavad, et Venemaa ei tule neile kallale, aga neil on vaja, et Venemaa neile paar pauku kirja paneks. Sellepärast, et Neil on vaenlast vaja, neil on vaja vaenlast ja nad tahavadki, et kuidas sa kontrollid, kui juba kõik on libisemas kaosesse, sest et Euroopas on maad võtmas kaos. Ja et seda kaost nüüd kontrollida, tuleb tekitada suurem kaos. Ja nüüd nad provotseerivad ja torgivad seda Venemaad nii kaua, kuni sealt mingisugune vastulause kirja tuleb ja mis siis saab. Esimene asi, tuuakse sõjavägi tänavatele. Ja see on nagu minu arvamus, ma loodan, et ma eksin, aga ma näen, et kõik liigub selles suunas, et provotseeritakse konflikti, et oleks põhjust tuua sõjavägi tänavatele. Sest et kui on tsiviilelanikud miliitkontrolli all, nagu militia kontrolli all, siis lähebki kõik selliseks diktatuurseks kontrolliks. No aga ma arvan, et sina ju, ma ei tea, kas Floridas on kuskil rahvuskaardi, aga sa tead ju Chicagos ja Los Angeleses ja sisuliselt juba ongi sõjavägi ju tänavatel ja mul on nii meeles see, kui raha üldse ei olnud ja siis öeldi, et 33 miljonit siseturvalise tagamiseks ja osteti 2 veekahurit. Noh, üks pidi olema, et seda on vähe ja ma siis mõtlesin, et oota, räägite Venemaa ohust ja kõigest sellest ja siis ostate veekahurid ja no veekahurid on minu ja sinu jaoks ja mitte kuradi venelaste jaoks. No. Ehk siis, et hirm on nii kuradi suur ja see on sul absoluutselt õigus, et täna on, et seda vaenlast on vaja ja kui sa ikkagi kuulad seda Rutet või Mertsi või Putin ei peatu Ukrainas, ta tuleb Euroopasse, no ja Putin ju alles eile või millal ta ütles ju väga selgelt, et need on luulised inimesed, et Venemaa on 100 korda kinnitanud ja nad veel korra, et neil ei ole mingit ambitsiooni ega tahtmistki tulla ja Euroopat üle võtta. Sest vaata, üks asi on see, et sa võtad midagi üle, teine asi, sa pead seda ka manageerima. Noh, see ei ole nii, ja noh, see on sihuke, noh, tõesti nagu sihuke sihuke halvasti, isegi varjata, see on siukene absurdne luul ja noh, mida nagu mina ütlen, et vaata, meile siin kogu aeg räägitakse ja võiksime rääkida ükskõik võib-olla pikemalt, on see, et ma kuulsin John Mersheimerit väga hästi ja ütles, et noh, et Baltikum on nagu teisejärguline NATO. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et NATO on overextended, noh, ta on ennast nagu laiendanud ilma, et tal oleks seda reaalset substantsi, tal on see poos ainult ja reaalset substantsi ei ole.
ja nüüd on siis niimoodi, et kui meie kauboid ja läksid siin, tahtsid venelast ühte tankerit üle võtta ja no, nokivad ka veel täiega ja siis noh, et mingil ajal võidakse tõesti nagu provotseerida see, et noh, et venelased peavad vastulöögi andma. Ja siis NATO siia ei tule, sest et neil ei ole seda võimekust. Et joon tõmmatakse Poola-Leedu piirile, et ütleme siis nii-öelda Poola, Saksa, need riigid, Holland, Prantsusmaa, need on nagu seal 5. artikli all ja siis meie siin Eestis sinna 5. artikli alla ei kuulu. Noh, ja nagu, ja mida sulle ja mulle kogu aeg räägitakse, et on vaja veel võtta veel viimased rahad ära ja need militaristidele anda ja et nad saaksid omavahel seda jagada. Ja kas sa panid tähele, et väga sihuke huvitav uudis oli Eestis, et seal 2 miljardiga, mis need militaristid omal seal neid relvasid ja asju ostavad, et selle juhti veel ei ole, sellepärast et oodatakse Elmarit, kes oli siis endine ment või politseinik või miilis, mis iganes ta oli. Ja siis sealt oma koha pealt minema löödi kahtlaste asjade, noh kahtlaste, see oli ju jälle omavahel läksid tülli, miilised või need endised miilised läksid omavahel tülli ja klaarisid omavahel, aga et noh, et ühesõnaga, et nüüd on vaja siis oma mees panna sinna paika, et seda raha jagada. Nagu see, et nagu Luker on, no mina väidan sulle seda, et ükstaskõik kui palju raha eest me relvi ei ostaks ega ei teeks, siis kui nagu on vaja siin nagu lahingust läheb, siis ei ole sellel nagu mitte mingit väärtust, et millel olekski väärtus, ongi see, et meil on siis nii-öelda see nagu afgaanidel või iraaklastel on seesama see nii-öelda sissisõda või siis see partisani sõda, et venelane teab, et iga nuka tagant ta ei saa kuskil olla, et ta saab igalt poolt tina ja see on nagu, aga noh, vaata, rahval ei saa ju relvi alla, siis ju hirm on nii suur, et mis need igasugused Pehkurid ja Tarod ja kes need seal õlmitsevad täna, et noh, need ju lüüakse kohe minema, sest ega siis kuskilt maast saab rahval mõõt täis. No. Ja see on hirm ja noh, mina leiangi, et me oleme täiesti kahvlis, noh, kui ma kellegi käest üldse midagi õpiksin, kuidas kodumaad kaitsta, siis need on afgaanid. Noh, mitte keegi, mitte üks suur riik ei ole nendest jagu saanud. Ja noh, neil on mäed, eks ju, ja kõrbed ja meil on nagu sood. No. Et see oleks nagu, noh, ma näen, et ainuke tee, kuidas ennast kaitsta, aga noh, nagu sa tead ju, meil siin eliidil ju kirjutatakse, et lendavad oma isiklike kopteritega Rootsi, sealt panevad kohe Hispaaniasse, taha keegi seda maad kaitsta. Aga kurat, klähviti küll venelaste kallal. Ja täna lõpuks olemegi siis meie siin jälle nagu minu vanaisa, kes oli mitmes sõjas ja istuvad siin ja ülejäänud jälle panevad plehku ja räägivad, kui kõvad Eesti kaitsjad nad on. No ongi näha, et tegelikult praegult Baltikumi saatus ja Eesti saatus on suht tumedates värvides, et ei tahaks seda saadet nüüd lõpetada nagu nii masendavalt, aga sul on täiesti õigus, et kui sa vaatad jälle loogiliselt Baltikumi, et juhul, kui toimub mingisugune konflikt, siis kes seda Baltikumi päästma tulevad? Noh, ühelt poolt on ju meri ja Euroopast nii-öelda jalavägi või siis mingid tangid, logistiline abi saab tulla ju ainult läbi Suwałki koridori, ütleme siia Baltikumi poole liikuda, et Baltikumis mingisugust nagu võitlust pidada, lahinguid pidada, et see on ebaloogiline, see on ebareaalne. Ei ole ju mingit teesid, logistikat, maismaad, kuidas sa saaksid varustada seda rinnet sealt. Meri on ju ühel pool venelased ja teisel pool Suwałki on see ainukene koridor Euroopaga, et noh, ongi, et ei olegi ju mitte mingit võimalust. Ja ka seda, et meile räägitakse, et venelane tuleb okupeerima, ta ei tule okupeerima. Nagu, et noh, tea küll, et kui on okupatsioon, et siis lähed soodesse ja hakkad oma partisani sõda pidama seal, et vaatad. Aga mis siis saab, kui ühtegi venelast ei tule sinna Baltikumi, kui lihtsalt tekivad purustused, lihtsalt lastakse õhku sillad, teed. Muideks ma lugesin just täna hommikul selle Riho Terrase Facebookis oli suur teadaanne, et on nüüd see aru saadud, et praeguses olukorras või praeguse hetke seisuga need sillad ja teed, mis on olemas, et need ei kanna
et nad ei ole võimelised kandma sõjaväelist koormust, kõik need tankid ja autod ja ma ei tea, kes seal siis rühmad üle marsivad. Et nüüd saadi mingisugune jälle summa raha ja nüüd tuleb hakata ehitama alles sellist logistilist struktuuri, mis aitaks toetada sõjapidamist. Saate aru, nad saavad aru, et ei ole olemas praegu selliseid sildasid ega kandevõimet. Ja nad hakkavad seda alles ehitama, samas kui pomm võib juba homme kukkuda. Et no Igor, ma olen sinuga 100% nõus, mul üks hea insener sõber on, kes teeb sellele Rail Balticule järelevalveüritus ka, et saad aru, et see on nii nukker vaadata, kus sihuke papp pannakse sinna taristusse jällest, millest ma julgen öelda, et väga palju eestlasi või neid inimesi, kes sellega seotud on, ostavad varsti Lõuna-Hispaaniasse või Lõuna-Prantsusmaale omale villasid ja asju. Et see on meeletu raha, mis sinna puumatakse ja siis sihuke pisiasi, et noh, et veame tanki, aga kuidas see tank sealt nagu maha saab, et need jaamades oleks siis mingi teed, mis kannaks seda tanki, noh, seda ei ole. Noh, ja isegi sai siin korra teema üles tõstetud, aga noh, millest nagu rääkida, noh, see on nii piinlik ja valus, noh, vaat see ongi, et mis sa nagu katsud oma aega veeta võõra rahva sees, et noh, seal ei ole nii valus. Et siia tuled, siis noh, lihtsalt on nagu piinlik ja valus, noh, et kurat, et vähemalt, ma ei tea, mul on selles mõttes nagu mingi sihuke respekt iseenda suhtes, et kui ma läheksin riiki juhtima, siis ma peaksin seda teema 24/7 ja mõtlema iga eestlase peale, kes siin elab ja need kuradi lähevad sinna ja vaatavad ainult, et ise saavad joogid autosse või mingi muu kuradi heaolu või kutsutakse, kui mul tuleb meelde see, ma ei tea, Ben Hilli ei tohi enam vaadata, võib-olla vanemad inimesed mäletavad seda, tuleb nii meelde, seal oli see sketš, kus siis oli see vana kiilakas vanamees, kes kogu aeg niimoodi tahtis kõigile meeldida ja siis sellele pandi niimoodi pea peale tõk-tõk-tõk-tõk, no istuge laua äärde, noh. Mul tulevad need kuradi Eesti need kuradi Kajad ja Pevkurid ja need, et noh, et tõk-tõk-tõk, no okei, tule istuge laua äärde, sellest ollakse nõus maha müüma kõik väärtused, ükskõik kogu rahvas maha müüa sellest, et sa saad kuradi laua äärde istuda, noh. Ja kui see on kui su tase, noh, siis ikka nagu nukker, midagi ei ole öelda, nukker on. Ja no veel korra, ma lõpetame siis hea noodiga, et noh, ma olen sinuga ka, kui me ise ülimat lollust ei tee ega ei hakka, nagu üks, mis meie endine sõjaväelane ütles, et teeme ennetava löögi venelastele, laseme nende tagalasse. Aru saamata, et nende tagalased on 11 ajatsoonina. Ja et kui ise sihukest lollust ei tee, siis noh, Venes ei ole mingit põhjust siia tulla seda enam, et me oleme nagu selgeks teinud, et ma vähemalt loodan, et need inimesed, kes on siin ikka isegi maasool, et nemad oma kodu kaitsevad ja neile antakse see võimalus. Jah, ma mõtlen ka praegult, et mida nüüd saate lõpetuseks öelda sellist rohkem positiivse noodiga, et päris nii masendavalt Eesti tuleviku peale mõeldes, noh, et ma olen mõelnud, et tegelikult igal halval on ju ka midagi head ja samas, mis iganes kaos meid võib ees oodata, siis ma usun, et selline tõeline Eesti veri ei värise ja me saame hakkama, kui me hoiame kokku. Vot tahaks inimestele rõhutada seda, et tasub muuta oma meelt. Et me oleme praegu väga vales häälestuses. Inimesed isegi ei julge mõelda sellest, et rahu on võimalik, on sõbralikud suhted on võimalik. Aga kui me nüüd vaatame, jõulud on tulemas, eks ole, selline hingeline aeg, et vaataks nagu kõik enda südamesse ja leida seal sellist rahu ja headust ja sõbralikkust, et meil tuleb nagu uuesti õppida olema sõbralikud inimesed, mitte hukka mõistma, olgem teineteisele toeks ja mõelgem selle peale, et tuleb ka ükskord see päev, kus me saame oma naabriga hästi läbi. See on võimalik. Et meil lihtsalt tuleb selle Slava Ukraina asemel hakata mõtlema seda, et on võimalik ka Venemaaga hästi läbi saada. See ei tähenda seda, et me peame kuskilt urvitama või kedagi lakkuma või mingit sõrmust suudlema. Ma usun, et praegu Venemaa selline riigimehelikkus on jõudnud ka sellisele tasemele, et nad austavad samamoodi, kui nendega suheldakse väärikalt ja kui eestlased ka teavad, on leidnud üles oma identiteedi ja rahumeelsuse, et siis on kõik võimalik.
ja vaatame otsa tulevikule helgema pilguga, et igas kaoses tulevad uued algused ja annaks Jumal, et need uued algused tuleks juba varsti, et ei raiskaks enam aega sellise nõmedumuse peale, mis siin Eesti riigis toimub. No vaat siin ma olen sinuga nõus, et olles elanud päris palju ja ütleme just 80-ndatel ja siin venelastega asju ajades, et sa võid olla eestlane, sa võid olla väike, aga kui sa sul on sisemine väärikus, siis vaata venelane seda oskab austada. Ja ta ei tule niisama nokkima, kui sa oled väärikas. Ja ta jätab su rahule, talle endal see nagu see uhkstuna, kui sa lähed talle ja talle tõesti nagu jalaga kumemesse virutad ja räägid, kui loll sa Ivan oled, noh. Ja ma tapan su ära ja su perekonna ja muud ka, nagu meie see nii-öelda eliit teeb. No siis sa arvast sellega, et sealt tuleb ikka 10 korda rohkem tagasi. Ja see on ka üks asi, nemad ikka, ja keegi ei saa sellest aru, et te surutu Venemaad põlvele, et Venemaal elab ju nagu rott seal, no oleme ausad, seal Venemaal on ikka elu väga halb. Ja mis sa nüüd mõtlesid, et ta teete veel elu halvemaks, teil ei olegi enam halvemat elu saada. Siis sa mõtled, et ta läheb Putini vastu. Ei, vastupidi, tõmbab särgi lõhki ja on Putini selja taga. Ja meil oli 20-30% Vene eliidist, oli nagu Euroopa-meelne väga, püüdsid väga. Nüüd te olete need ka välja vihastanud. Ja ongi reaalsus, et Putini toetus on 85-88%, kusjuures meie töllidel on 12, 13, 14%. No millest te nagu räägite? Te võite ju seda propagandat teha, te võite öelda, et ma olen venemeelne või ma ei ole venemeelne, ma olen eestimeelne. Mida lihtsalt närvi see, kuidas te Eesti riiki maha mängite. Ja te olete eestimeelsed. Mis eestimeelsed te olete? Te olete kõige alatum kampne. Kõige alatum kampne. Narratiivil libistate meile siin. Ja see ei ole ka ise välja mõeldud. See on teile ette antud. Et mul nii meeles, kui Tammy Bruce rääkis ju seda, et välisministeeriumis, et kõneisik, et Hiinal on 80% venelaste värgist on hiinlaste käest ja kahepoolsed, kus sa kasutad kahte pidi, eks sõjaliselt ja seda. Järgmine päev Kaja Kallas 1-1 sama tekst. Ise kirjutas selle või? Pisteti ette ja sa loed maha. See ongi su tase. Ma saatsin sulle selle, kui Kallase, keegi oli teinud see Kallase need momendid. No piinlik on. No tõesti. You know. Read the books, you know. Uskumatu. No ta on tõesti uskumatu. Aga soovin nüüd palun meie kuulajatele ka midagi head, ilusaid jõule ja head uut aastat. Absoluutselt. Ja ilusad jõule, head uut aastat ja kõik olid kindlasti head lapsed ja saavad palju kinke. Ja järgmisel aastal toimetame digikohvikuga edasi. Ma nüüd lülitan meie salvestuse välja, aga kui sul on natukene veel aega, siis jää palun eetrisse. Võib-olla on meil ka veel küsimusi meie kuulajatel. Nii et meie digikohviku kuulajatele ütlen siit head aega, head vana aasta lõppu, toredaid rahulikke jõule ja uute teadmiste, uute kohtumisteni uuel aastal. Meil on Eestile plaan B.